Selle aasta märtsis on oodata 2 keskkonnaministri määruse muutmise jõustumist. Üks kõige olulisem määrus metsaomanikele puudutab erametsanduse toetusi ja on siis keskkonnaministri määrus number 11 välja antud 2009. aastal. Metsaomanikke ja ka metsaühistuid, kes siis soovivad esitada taotlusi oma liikmete eest, ootavad ees ühe uue toetusmeetme lisandumine ja 3 toetuse määra muutumist. Uus meede, mis siis määrusesse nüüd lisandub, on metsaomanike soovil sinna jõudnud ja see puudutab metsamaa parandustoetust. Ehk siis me lisame uue toetusmeetmena metsamaa paranduse toetuse. Toetuse eesmärk on siis just toetada selliseid väiksemaid investeeringuid, mida tihtipeale on metsades vaja teha. Toetuse määr taotleja kohta on ka fikseeritud, see on 10 000 eurot taotleja kohta aastas. Määr ongi just väike seetõttu, et ei tuldaks taotlema suuri maaparandussüsteeme ja neile tehtavaid investeeringuid. Oleme eraldi sätestanud alamtegevused, millel on kõigil oma alammäärad. Võib-olla tooksin välja siin, et me toetame uuendustööde kava 300 euroga kava kohta. Toetame veejuhtme sügavuse ja laiuse taastamist, truupide uuendamist ja ka üleandmise vastuvõtmise akti koostamist. Et kõigist nendest määradest ja tingimusest saab täpsemalt siis määrusest lugeda, kui see siis on nüüd juba jõustunud. Olulisena võib-olla tooksin välja ka selle, et nagu pealkiri ütleb, on tegu metsamaa parandusega, et siis me siiski hea meelega näeksime, et tegevused toimuksid metsamaal, samuti ongi tingimusena, et veejuhtme sügavuse ja põhjalaiuse taastamine ehk siis need tööd toimuksid 70% ulatuses metsamaal. 2012. aastal on planeeritud metsamaa paranduse toetuse eelarveks 400 000 eurot. Kuna me täpselt ei tea, kuidas see meede hakkab minema, et siis kui on arvata, et see võib-olla jääb väiksemaks, et eks me järgnevatel aastatel siis vaatame ka eelarve üle. Et täpsustan ka seda, et endiselt on metsaomanikel võimalus esitada toetuse taotlusi ka meetme 1.8 raames, et sellega ei vähene võimalused. Siiski tuleb silmas pidada seda, et jälgitakse, et ühele tegevusele 2 kohast raha ei anta. Toetuse määra muutmised, mis siis määruses on, esimene muudatus tooks välja metsa uuendamise toetuse korral, kus siis on tehtud täiesti eraldi määr laialehiseliste lehtpuuliikide soetamisel. Ehk siis kui siiani oli määr 16 senti soetatava taime kohta, siis pärast määruse jõustumist on võimalus taotleda laialehiseliste lehtpuuliikide soetamise kohta 35 senti siis ühe taime kohta. Ja laialehiselised lehtpuuliigid siis on meil, mida me toetame, on harilik tamm, harilik saar, harilik jalakas, künnapuu, harilik pärn. Täpsustan ka üle selle, et kuna määr hakkab kehtima alles pärast määruse jõustumist, siis tuleb tähelepanelik olla, et need omanikud, kes on soetanud taimed eelmisel aastal, saavad siiski toetust vana määra alusel. Ja endiselt jääb kehtima see, et kultiveerimismaterjalil toetatakse 80% kuludokumendil olevast summast. Nüüd teine toetuse määra puudutav muudatus on metsainventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetusel, kus siis, kui praegu saavad metsaomanikud taotleda nimetatud töödele toetust 16 eurot hektari kohta, siis pärast määruse jõustumist saavad nad taotleda 14,50
ehk siis toetuse määr väheneb 1 euro ja 50 senti. Selle põhjuseks on peaasjalikult see, et me oleme toetuse määra natuke täpsemini arvutanud, mis siis on tinginud kaasa või toonud kaasa ka määra vähenemise. Ja kui siis nüüd numbritest rääkida, et siis selline suhteliselt väike vähenemine toob võimaluse toetada veel umbes 6000 hektarit metsamaad või nende kohta koostatud kava inventeerimise andmeid. Ja kolmas toetuse määraga seotud muudatus puudutab individuaalnõustamist, kus siis kehtestatakse omafinantseeringu määr 10%. Sellise muudatuse on tinginud asjaolu, et me siiski soovime, et omanik panustaks ka nõuandeteenusesse. See on üks asi. Ja teine, et see annab talle ka võimaluse saada kvaliteetsemat nõuannet, kui ta ise sinna panustab. Ja loomulikult enamus muudatustest, mis me siin määruses nüüd teeme, on ikkagi seotud metsanduse arengukavaga, mis siis eelmise aasta alguses Riigikogu poolt heaks kiideti. Ja ka metsanduse arengukava näeb ette tasulise nõustamisteenuse väljaarendamist ja sellega me vaikselt püüamegi algust teha. Määruse muudatuste paketis on võib-olla tõesti kõige olulisemad muudatused puudutavad metsaühistuid ja metsaühistu toetust. Nimelt me soovime aastast 2012 siis tõsta metsaühistute piirmäära, mis siiani oli 80 liiget metsaühistu kohta, tõsta see 120 liikmeni. Ehk siis see tähendab, et metsaühistu saab tulla taotlema metsaühistu toetust, kui tal on täis alampiirmäär liikmeid. Ja siis sellel aastal on 120. Tulevikus meil on tõesti kavas seda veel tõsta. Ehk siis järgmisel aastal on see piir juba 200 liiget. Ja kuna me näeme ka, et metsaühistud peaksid hakkama tulevikus rohkem panustama ka metsaomanikele teenuste pakkumise näol, panustama teenuste pakkumisse, siis me oleme ka ühe metsaühistu alamtegevuse või alamtoetuse sõnastanud ümber. Ehk siis see koostööprojekt, mis praegusena oli, et saab uue sisu. Ja see sisu on selline, et me hakkame toetama metsaühistut, kui ta suudab oma liikmete või siis ka praegu teiste füüsiliste isikute metsast tuua puidu turule. Toetuse määr metsaühistule sõltub nüüd sellest, milline on olnud see lank, millist raieviisi on kasutatud. Nende alusel on välja töötatud koefitsiendid ja seda võetakse kõike arvesse. Ehk siis need langid, kus siis metsaühistu peab kas siis rohkem tööd tegema või rohkem abistama, et sealt on võimalus tal saada ka suuremat toetust. Et me püüame motiveerida metsaühistuid ja ka omanikke läbi selle tooma rohkem puitu turule, mis võib-olla ei jõuaks turule. Muudatusena, mis veel puudutab metsaühistuid, on ka see on muidugi tulevikku suunatud muudatus, et alates 2014. aastast ei makstanud tugiisiku toetust. Ehk siis me soov ongi suunata toetused ikkagi rohkem ühistutesse ja seeläbi ka omanikud ühistutesse. Kas see tähendab, et siis metsanduse tugiisiku süsteem kaob? Tugiisikute kui selline süsteem, kui nagu eraldiseisvate isikute süsteem kaob, et meil ongi soov need ikkagi metsaühistutesse suunata, et see abi tuleks metsaühistult metsaomanikule. Individuaalnõustamise puhul on ka oluline see, et omafinantseeringu määr kehtestatakse üle 2-tunniste nõustamiste korral, et kuni 2-tunnised nõustamised, seal ei ole omafinantseeringu määr oluline. See on selline muudatus, nagu võimaldab ikkagi omanikel
selline esmane nõuanne saada kätte, ilma et ta peaks ise nagu juurde maksma sellele teenusele. Ja nõustamise määrad, mis olid enne, ehk siis 26 eurot tunni kohta, kuni 26 eurot tunni kohta ja 15 tundi kalendriaastas, need jäävad endiselt kehtima. Olulisi vähenemisi meetmete eelarvetes ei ole, ainuke, mis on natuke väiksem, on individuaalnõuande eelarve. Teised eelarve mahud jäävad samaks või on isegi natuke tõusnud. Määruse muudatus on ka seotud toetustega. Nimelt põllumajandusminister oma määrusega number 61, kahjustatud metsade taastamine ja tulekahjude ennetamine, võimaldab metsaomanikel saada toetust tulekahjude ennetamiseks, juhul kui nende metsad paiknevad suure või keskmise tuleohuga maakonnas. Ja just nimelt selle maakondliku jaotuse teeb keskkonnaminister. Muudatuse kohaselt me vaatasime uuesti üle tulekahjude esinemissageduse ja võtsime lisaks juurde ka tuleohtlike metsade esinemise maakonnas. Ja vastavalt sellele kujunes siis uus maakondade jaotus ja selle uue jaotuse kohaselt jääb siis ainult üks maakond, kelleks siis on Jõgevamaa, hetkel väikese tuleohuga maakonnaks, mistõttu siis ainult Jõgevamaa ei saa hetkel taotleda toetust Euroopa Liidu vahenditest. Küll aga lisandus toetuse saajate hulka rida teisi maakondi, mis peaks looma metsaomanikele võimaluse siis erinevaid ennetusmeetmeid ja tegevusi oma metsas teha. Informatsiooni määruse jõustumise kohta saab kindlasti sihtasutusest Erametsakeskus, kes siis on toetuse taotluste menetleja. Ja kindlasti nad avalikustavad oma koduleheküljel kõige viimasemad uudised, mis puudutavad siis toetusi ja nende taotlemisi. Ja alati võib pöörduda ka inimeste poole, kes seal töötavad või siis ka otse ministeeriumi poole info küsimiseks.